viimase ringile, kõigi ja nii ongi, 2 on püsti. ja siis ta ja Karel Kutsar läks oma kahele viimase ringile selles sõidus ja keskel ka kööl. kes siis jaksab see 20 minutit pluss 2 ringi kokku sõita ehk niuke 24-25 minutit. kogu aeg ühe kanda minna, et kaduda neid ringi sinna ühte samasse auku sekundi täpsusega. nii, Roosmaa on Lensusest mööda saanud, mis tähendab seda, et Erik Kuus kaotab juba siin selle sõiduga siis oma teise koha Roosmaa vastu. Roosmaa on Lensusest nüüd ees, jah. ja kui siin pole ennust rääkida, siis pole veel mees, kes on eelmisel aasta sõitis veel masinadega siin juuniliste klassi üle tulles, tundub, et suurem sikkel sobib paremini ja on mees näidanud sellel hooajal väga head sõitu. aga ikkagi ma jälle tuletan rahvale meelde just siit mineku ja tuleku hüpete peal, kus veelad keeravad ilusti sikkel maha, et see on ju minut. ja 14 punkti ilmselt võtab siit teismane kohas siit Erik Kuus. mis sa sõidu kohta ütled? oota korraks, tahta.
praegu. ai ja Priit kukub, sellega saab Tanel minema, aga lihtsalt praegu kahe viimase ringi alguses eksib Priit Rätsep siin tagasi, kui kätte tuli, et pakuti esikohta kahele viimasele ringile minekuks ja loomulikult Jana Koolne treenisõitja ei jätkab seda kasutamata ja teist korda sellist võimalust endale pakkuda ilmselt ei lase. Aga ma usun, et mõlemad nädalad muid selgelt on prügi. Aga praegu Metsomaalt tulevad välja ja Tainn on ees, mitte palju, aga on ees. Aga see vahe, mida on ütleme need ülejäänud väga nimeta seltskonna vastu välja, see on ikka muljet avaldav. Rätsep ja Leop on praegusel hetkel 3. ja 4. koha mehest praktiliselt minutil eest ära. Jah, ja kuna selle ringlaad pole käinud, ma vaatan, et aga Priit üritab uuesti. Üritab, selgelt üritab. Ja ega Tainn nüüd kas suudab jah ära kontrollida, ma usun, et tema kogemused seda sunki võimaldavad ja Leop võtab võidu. Väga magusa võidu võtab Tanel Leop siit ja Priit Rätsep teise koha punktid sellest sõidust, no kindlasti. Tanil Sikkel keeb hirmsooga midagi tal juhtus seal. Ega selle Priiduga kangutada ei olnud kerge, Priit pani jooksu, aga vaatame äkki saame Aitsi kätte, räägime Aitsiga midagi. Ja kindlasti 40 lõpumane väga tubli töö võtab.
on saanud Rodionovitest mööda. Nüüd aga peavad siin Varik ja Kurniks tulema ka välimisest poolest ja tundub, et see nüüd hakkabki juba järgmiseks kiireks jooneks. Ja praegu nüüd on 115, segas natukene Gordievite vett, tõmbab ukse kinni. Ilmselt mitte meetega lihtsalt ei näinud, aga see, et Gordievit segas, me vaatame. Ja Riin Peever on Gordejev Viili selja taga, nii et seal on Venemaal selgelt 5. koha peale päris põnevad sõitmised. Rahval 27 Varik ja Kurniks tulevad teisena ja kas suudavad Rodionovit siin oma 3. koha nüüd ära kaitsta. Edasi sealt siis Gordejev Viil ja Riin Peever. See punt tuleb kõik samas järjestuses, nii et ega siin väga palju kohti enam ei muudeta. Ja teise koha punktid võtavad siis siit Varik ja Kurniks. Rodionovit 3. Gordejev Viil 4. Riin Peever 5. Toitser Ralf on 6. ja Urmas sõnas olla, vaatab edasi sealt nüüd siis kinni.
kus on Roosiorg ja kus on Sileika. Seal on veel vahet küll. Remmelgas oli käis vahepeal vaatamas, kas mingi Ertse koolalipp, mis seal lehvib, oli küll. Tuli rajale tagasi ja Sileika on nüüd praegusel hetkel Vino Vladov ees saanud juba sellise 100 meetrise edu sisse, nii et siin on praegusel hetkel Tartu meeste kõik kontrolli all, ütleme ei ja lätlaste. Ja tundub, et praegu Sileikat enam ei ohusta ja loodame, et ka Roosiorg suudab ikkagi tempot hoida ja Sileika talle järgi ei jõua, kuigi mõtlesin ei tabakuta. Praegu toetab millises olukorras on Karel Kutsar välja tulnud, Karel Kutsar on veamas kohe üle lõpujoone. Tema töö saab kohe tehtud. Karel on võitnud kõik hõllud, millest on osalenud Eesti meistrivõistlustel 275 ja Harri Roosiorg on siit tulemas seda vaja üldse Sileikaga väga kindlalt 3. kohal ja nii on siis ka tänane poodiumi kandid mis kaks valivad siis Kutsar, Roosiorg ja Sileika. Sileika võtab 3. koha ja kas saab ka Sileika sealt veel Tartu meeste käest kõva plaksutamise ja osaliseks, täpselt nii see on ja nüüd siis tuleb üle lõpujoonega Aleksei Vinogradov. Vinogradov võtab sellest sõidust 4. koha, 7 punkti taas koos vahet siis siin Karel Vatsoniga ja samade punktidega on Vinogradov tänavu siis poodiumi teine mees Eesti meistrivõistlustel ja Karel Vatsar on Eesti meister aastal 2015 ennist.
sõnavõitude pealtvaatajate vahel veel peale võistluspäeva lõppu siin peale autosustamist loosi, nii et oodasid kõnesti siin autosustamisel kohal ja Inge Kruisi Rootsi endale siit saab. ja nüüd on käes see hetk, kui Gert Kristinov numbriga 37 lõpetab 11. ringi. Palju õnne, Eesti meister aastal 2015 on Gert Kristinov. kuivõrd Heido Avamil ja Henri Remmal on siin Gert Kristinovist praegusel hetkel 2 ringi vähem, siis 13. koht on Kepal kindel ja see on juba väärt seda, et veel paremat olla, kui Gert Kristinov veel siin oma viimasel etapil meistriks tulles võtab sisse ka poodiumi koha, täna küll jah 3., aga arvestades Gert Kristinovi tervislikku seisundit ja tema olekut, siis on see kindlasti väga kõva austus. lõpujoone tänane etapivõit ja esmakordselt poodiumi kõige kõrgemal astel siis Tanel Raapiost Eesti meistrivõitlustel on Priit Rätsep. See on saavutus, mida tasub täis Kepale kui jalale patsutamine. See ei ole ilmselt kõige parem tehtud praegu talle. No nii, sain kätte praegu Priit Rätsep. Hästi. Ja finišeerib Eesti meister Gert Kristinov. Ma võin ainult et tiim on jube head tööd teinud. Kui Honda mootorrattaga ja kõik klapib, siis saab võidu ka Kuidas siis oli, kas täna olid sina siga kiire või olid ainult täna aeglane? ei, ma arvan, et võib-olla Tanil olid probleemid, eks ma ei tea, ma ei oska öelda, ma ei saa Taneli eest rääkida.
nii et võib öelda, et Eesti meistrivõistlustel esimesed 4 ekipaaži lõpetavad taas kord siin üsna tihedalt. Noh, kui lõpus muidugi silme silmesse juba laskma ei hakata. Nii et praegusel hetkel on igal juhul seis üsna põnev. Nii, kunnased pääsevad vabasti ette, Kornelia ja Eeni otsivad taaseks võimalust, et saaks kohe aeglasemast ekipaasist mööda, see võimalus tuleb. Ja seda koos Gert Valikuga ja nüüd sõidavad valli kinni ennast kunnased ja saavad Kornelia ja Miisellega neist meestest mööda ja Riin Veemer peavad paraku kohalist meist välja jääma. Selline triller. Riin Veemer teevad suurepärase sõidu, aga pöördumine nad ei jõua, sellepärast et kunnased sõitsid ennast sinna kraavi kinni ja Kornelia ja Miil võtavad 3. koha. Uskumatu sellise sõidu läks.